Tere ilusat teisipäeva, taas kord aeg AI õpiampsuks. Ja me täna räägime sellisest põnevast teemast, me ei saa ju AI ampsul üle ega ümber ChatGPT-st ja assistentidest. Ja minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja minu ülesanne on viia siin grupis läbi põnevaid laive põnevatel teemadel. No nii põnevatel teemadel, et pärast laivi mul tekkis kohe nii palju asju, mida pean seadistama hakkama ja täna on külas AI tööriistade koolitaja Jaanus Kikas ja tegelikult on Jaanuse sellised õpiampsud meil veebikoolis ühed populaarsematest, ma hiljem lisan siia linkides ka juurde. Ja tegelikult, kuna meil on nii vähe aega, siis me asumegi kohe asja kallale. Tere, Jaanus! Tere, tere! Jah, näitan siis täna ühte lihtsat viisi, kuidas kasutada GPT-sid, nimetame neid tänases kontekstis assistentideks, kuigi siin võiks vähe vaielda, natuke keerulisemalt neid teha, aga me loome assistendi, kes aitab siis tavakasutajal selle assistendiga suheldes aru saada, missuguseid assistente ta oma töös endale võiks luua. Nagu vesteldes sellega, et siin on üks nipp, mis ma mõtlesin, ma ütlen koolituse lõpus, aga ma ütlen kohe seda ära, et need, kes päriselt tahavad võita nendest generatiivsete AI tööriistade kasutamisest, siis te peate oma mõttemaailma muutma. Ärge kasutage seda kui tööriista, et te annate sisendi, tema annab vastuse, vaid kasutage seda kui meeskonnakaaslast, kellele peate infot andma, kes nõustab teid, kes küsib teilt tagasi. Aga jah, sihuke väike nõuanne. Nii, ja võib-olla siis ma jagan ekraani ja hakkan selle assistendi loomisega pihta. Nii, ma loodan, et kõik näevad. On Triin ilusti näha, jah? Okei. Nii, kindlasti on neid ka, kes võib-olla ei ole loonud veel neid GPT-sid või assistente siin, siis see workflow või see töövoog on täpselt sama. Siin kõrval, kui ma avan selle sidepaneeli, otsin siis üles siukse 4 ringiga on Explore GPTs. Vajutan sinna peale ja üleval paremal, kus on siis Create või siis eesti keeles, kui teil on loo, sinna peale vajutades tuleb meil selline aken, siis, kus me neid assistente saame luua. Siin on tegelikult 2 võimalust, et on see Create pool, kus me saame öelda siis, missugust assistenti, mis eesmärgil me tahaksime luua. Mina seda enam ei kasuta, et see on niisugune võib-olla väga lihtsamate tegevuste jaoks, et ma alati jään siia konfiguratsiooni poolele ja selle info, need instruktsioonid ma loon ka kolmanda osapoole tööriistadega, et ma näitan teile ka, missugust ChatGPT tasuta kolmanda osapoole GPT-d ma kasutan, et luua siis enda tehtud GPT-le instruktsioone. Kuigi neid on hästi palju erinevaid tööriistasid, et Google'il on ja Cloudil on ja sellised tööriistad, mis aitavad seda assistenti üles ehitada, on küll ja veel. Aga ma olen siis ette valmistanud, ma võtan siit kõrvalt aknast endale instruktsioonid ja kleebin siia GPT instruktsioonidesse, teen selle akna suureks. Ja need on sellised lihtsad instruktsioonid, et sa oled AI mudel, mis aitab kasutajatele määratleda, milliseid GPT-põhiseid assistente nad saaksid oma töö jaoks luua. Sinu ülesanne on juhendada kasutajat uute GPT assistentide loomidel, arvestades nende tööalaseid vajadusi ja eesmärke. Ja nii edasi, eks ole. Ja peamised juhised on see, et ta küsiks siis kasutajalt, milline on tema töö või amet, et paremini mõista vajadusi ja määratleda. Ehk siis ärge öelge, et te olete näiteks raamatupidaja või joonestaja, vaid öelge talle päriselt, mis te oma igapäevatöös arvuti taga teete, mis need päriselt need tegevused on. Et see oleks vähe täpsem. Kui me ta nüüd ära siin loome ja kasutame siis seda olemasolevat instruktsiooni, see on hästi, see teeb üsna head tööd, et kohe teeme selle läbi ka. Aga tulevikus, kes tahab, võib tulla ja ise seda tuunida siin muuta, juba kohandada ära selle juhise niimoodi, et see juhis on tema tööle
konkreetsele tööle ja tegevusele keskendunud. nii, peame talle nime andma. Paneme talle nii GPT põhine assistent näiteks. GPT põhine assistent. Anname kirjelduse ka talle, aja kokkuhoiu mõttes me siin nendel elementidel väga ei peatu. Las siis tal ilub pildi. Minu poolt üks soovitus, kui te loote neid assistente, neid luua on, ütleme nii, et võrdlemisi lihtne. See, kas ta päriselt nüüd teeb seda, mida te tahate, et ta teeks, see tuleb testimise käigus ja see testimine on see, mis võtab aega, et kui te tulevikus loote neid ja ennem kui te olete 100% kindel, et ta teeb seda tööd või seda ülesannet, mis teile just vajalik on, täpselt sellise veaastmega, nagu te lubate, et olenevalt siis töö iseloomust, siis tulge ja laadige üles oma mingisugune logo või mingisugune, kas ettevõtte logo või mingisugune kindel värvikood, et te teaksite tulevikus, et vot see GPT on mul valmis ja seda ma ei pea enam muutma minema, et te kogemata seda siis ära ei muuda, kui te loote neid seal kümneid ja kümneid. Aga mina kasutan praegu siis tallid. Vestluse alustajaks, paneme talle, et mille jaoks sa loodud oled. Ehk kui meil endal ka meelest ära läheb, mille jaoks me selle assistendi tegime, siis me saame kiirküsimuse tekitada. Canvast ma talle ei luba, sest et tihti tahab ChatGPT Canvases avada, mida me siin ei taha. Need ülejäänud asjad võivad järel olla, need meid ei häiri ja faile me talle ka praegu siis üles ei lae. Vajutan ülevalt paremalt siis create või loo, kui teil on eesti keeles ja hetkel siis ainult mina, only me. Ja vaatame seda GPT-d. Panen selle kõrvalakna kinni siit. Ja küsime siis, mille jaoks ta loodud on. Et ma olen loodud selle jaoks, et aidata sul välja mõelda ja luua GPT-põhiseid assistente, mis toetavad sinu tööd või igapäevastes ülesannetes. Nii, mis on sinu töö või amet? Mina olen AI, osa mu tööst on AI tööriistade koolitaja. Olen AI tööriistade koolitaja. Ja vaatame, mis ta mulle siis soovitab. 8 ideed andis praegu. Koolitusmaterjalide generaator loob loengumaterjale, slaide, töölehti, harjutusi vastavalt sisendteemadele. Ja teatud mahus juba kasutame, kuigi ma pean olema aus, et koolituskavade loomisel me kasutame hetkel küll Cloud AI-d. Õppijate küsimustele vastajast stimuleerib abivalmis vestluspartnerit, kes selgitab keerulisi AI teemasid lihtsalt ja õppijasõbralikult. GPT-d on natukene piiratud iseloomuga, kuna nende mälu retriival ehk siis mälust mäletada kõiki asju. Kui me anname neile dokumendid ka, et kui me nüüd treeniksime ära selle vestluspartneri ja me annaksime need teemad talle dokumendina ülesse, see on natukene limiteeritud, et ma oleksin siin ettevaatlik, kui mahukalt ma seda teeksin. Aga kui luua assistent, kes on ära treenitud informatsiooniga, mis siis käsitleb lingot ehk siis seda keelekasutust AI maailmas, ChatGPT maailmas, Cloudi maailmas, ma ei tea, MCP serverid, API kasutused, siis selle jaoks on ta täiesti sobilik ja siin oleks väga kasulik. Ma ei ole teinud, aga tundub, et ma võiksin teha küll sellise GPT. AI tööriistade võrdleja võrdleb erinevaid AI tööriistu nende tegevuste ja nõrkuste kasutusjuhtude põhjal. Mina kasutan näiteks ChatGPT Taski juba seda, küll mitte võrdluseks, aga mul iganädalase kokkuvõtte teeb ChatGPT Task, mis on tulnud uuendusi nendes tööriistades. Rollimängu assistent loob stsenaariume, kus õppija saab harjutada AI vestlusi näiteks kliendi, teenindaja, õpetaja või projektijuhi rollis. Jah, teatud mahus võimalik. Nii, termini seletaja. Juba ma seletasin eelmise punkti, seletasin ümber, aga siin on ta täitsa välja toonud, et termini seletaja. Täiesti võimalik teha. Koolituse kavaplaneerija, jah. Promptide arendamise assistent aitab luua näidispromptide kogu. Nii ja naa, võib-olla
võib-olla peaks proovima. õppija taseme hindaja, pigem mitte. see on pigem, kui ta väga tagasihoidlik on, siis küll. ma ütleks praegu, et 8-st 6,5 läks täppi. 8-st 6,5 oleks tehtav. ja siis me võime siin suhelda, olla täpsemad. olen ChatGPT koolitaja. soovita siia midagi. nii, ja vaatame, mis ta siis konkreetselt ChatGPT koolitaja vaatenurgast soovitab. jälle promptide harjutuspartner. promptide hindajaks saab teha. ma arvan, et saab teha küll promptide hindajaks, sest et mina olen kasutanud ChatGPT telefoni äppi sellisel kujul, et ma pidin tegema ingliskeelse koolituse, kuna ma oma igapäevatöös küll räägin inglise keelt, aga ma pidin tegema, no see oli rahvusvaheline ka veel hübriidkoolitus ja ma natuke pabistasin, sest et pikapäevaline, kas 8 akadeemilist tundi, et väga pikk päev oli. ja siis ma lasin tal hinnata oma ai terminoloogia teadmisi, siis ta ütles mulle, andsin talle ülesande, ta ütles mulle lühilauseid ja ma kordasin neid tagasi. ma arvan, et samat asja saab siin sees ka teha. rollimängu GPT, simuleeritud kasutaja, käitub nagu konkreetne valdkonna kasutaja. jah, saab küll. proovime midagi muud. võtame New Chati. kuna Triin tegeleb raamatupidamisega, siis olen raamatupidaja. vaatame, mis ta siia soovitab. nii, nüüd on siis 7 ideed, eks ole. arvete koostamise assistent koostab standardseid arveid sinu sisestatud info põhjal, klient, teenussumma ja muu. kiirem arvete koostamine, vähem käsitööd. jah, või ma ei tea, ma arvan, et raamatupidamisprogrammid teevad seda juba üsna hästi, et ma ei tea, kas siin seda GPT-d vaja on. kliendisuhtluse assistent, ma ei hakka sisu isegi lugema, kindlasti. kliendisuhtluse puhul on, noh, selles suhtes on väga hea, et kuna inimesed on emotsionaalsed, mõnikord on hea päev, mõnikord on halb päev ja mõnikord nad peavad suhtlema teemadel või klientidega, kes pahandavad või lausa sõimavad neid, et alati professionaalseks jääda, siis luues selle GPT assistendi, ta alati vastab professionaalselt, sõbralikult ja mis iganes seletaval toonil, nii nagu teil vaja on. maksuaruannete kontrollija. raamatupidamise puhul, ma päris aus olla, siis raamatupidamise puhul me saaksime teha küll assistendi, aga mitte siis siin selles GPT-s sees, et Eesti raamatupidamist ei saa kahjuks teha nii, et paneme numbrid pluss-miinusega, et väike veakood on sees, et mõnes riigis saab, et siis võib-olla siin tuleks ettevaatlik olla sellega, et kas ta maksuaruandeid kontrollib. kuluaruannete analüsaator, finantsaruannete selgitaja, ja seda ma olen ise oma koolitustel ka näidanud, et kui mul on üks kuiv Exceli tabel, siis ChatGPT-s sellest kuivast Exceli tabelist saada kätte aruanne, saada kätte siis näiteks Napkinis mingid graafilised elemendid ja minna sellega Canvasse, teha presentatsioon. kui töövoog on käes, siis läheb alla 10 minuti. tööprotsesside meelespea assistent, ja kindlasti. aga ta ei tuleta sulle meelde, see peab olema task siis. et see meelde ei tuleta, aga tööprotsessidega suhelda, kui sul on loodud tööprotsessid sinna assistendile antud ja siis nendega sealt suhelda või üldse dokumentidega suhelda, siis selle puhul ta aitab. ja raamatupidamisterminite selgitaja, no ükstapuha, mis terminite selgitaja kindlasti saab teha. Nonii, kas on kedagi, kas Triin ütleb äkki veel või pigem meil on ajaga kitsas, ma näitan seda assistenti, kes aitab luua neid instruktsioone. et kui me lähme siia Explore GPT-s ja no üks, mida mina kasutan, on custom instruction, natukene mõtleb, custom instruction generator by Skill Leap ai. ja võtan siis selle lahti. alusta vestlust. nüüd te näete siin üleval vasakul on custom instruction generator. ta tihti küll loob need instruktsioonid inglise keeles. kui teil on inglise keel okei, siis kasutage palun ChatGPT-s igas sammus inglise keelt, sest vastused on natukene paremad, kuna seda treeningandmeid inglise keeles on maailmas palju rohkem. aga siiski, no ütleme talle siis, et loo instructions
näiteks, noh, anname talle rollimängu, et sa oled Eesti Vabariigi käibemaksuseaduse ekspert. Nüüd ta annab kaks võimalust, seda ta mõnikord teeb. Mulle lihtsalt meeldib pikem rohkem. Mõnikord, kui ta annab siin väga lühikese lõigu ja kokkuvõtva sellise instruktsiooni, siis võite alati talle siin chatis öelda, et kuule, mulle ei meeldi see, et palun pikemalt ja põhjalikumalt ja siis kohandate vastavalt pärast seda. Aga siin ma ütlen, et anna eesti keeles ja ma saan siis selle instruktsiooni eesti keeles. Ja kui ma teeksin nüüd käibemaksuseaduse eksperdi või no nõustaja näiteks, siis on ta niisugune avalik, ta võib olla neti ligipääsuga. Aga kui ma tahan, et ta lähtuks ainult käibemaksuseaduse konkreetsest seadusest, mis ma dokumentidega üles laen, siis ma võtaksin sealt GPT loomise settingutest tal internetist otsimise võimaluse ära. Nii, ja ma ei teagi, kas mul see aeg läks kiiresti. Kas see aeg hakkab täis saama, kas on mõningaid küsimusi äkki? Kaari on ka veebikooli assistent ja tema on teinud meil ägedaid korraldusrebaseid, et me teeme iga kuu teeme kodulehe tegemise õpinädalat, mis stardib juba 12. mail ja siis tihtipeale osalejad küsivad neid samu küsimusi ja tema tõi siis endale sellise assistendi, kelle käest inimesed saavad küsida küsimusi ja saab vastuse. Ja Kaari hästi siin küsib küsimusi, et ta küsib, Jaanus, sinult, et mitu GPT-d oled loonud ja mitut igapäevaselt kasutad? Ma olen loonud neid hästi palju, kuna ma koolitan, eks ole, minu käest on küsitud igasuguseid superkonstruktsioonide mahukalkulaatoreid, nõukogude aegse Tartu tüüpi majade, nõukogude kirjaniku stiilis kirjutajat. Ma vaatan, mis mul siin veel on, et noh, osad, kus mul on enda ettevõtte logo ees, eks ole, äriplaani kirjutaja, äriplaani hindaja, eks ole, ma kirjutasin äriplaani, aga siis ma võtsin hindamiskriteeriumid ja ma lasin tal hinnata oma äriplaani, et kas ma saan rahastust või ei saa. Ja siis ta aitas mul selle paremaks kirjutada ja ma sain rahastuse. Ja noh, siin ei ole kõiki näha, kuna see ChatGPT peidab ära, aga noh, võlaõigusseaduse ekspert, Mulgi valla põhimääruse kohta oleme siin midagi teinud. Noh, erinevaid, üsna palju olen loonud neid, jah. Ja Kaari veel ütles ka, et nii hea nipp, et kui me tegime seda, et tee endale assistent, kes ütleb, millist assistenti on vaja, et see on nii hea nipp, kirjelda, milliseid igapäevaseid tööülesanded sul on, et seda detailsema vastuse saad. Aga siin ma oleksin ettevaatlik, need, kes juba tunnevad ChatGPT-d ja teavad neid, natukene teavad, kuidas need GPT-d töötavad, siis mida mõnikord ta teeb, et ta kipub oma võimeid üle hindama. Nii et ma ütleks, et sihuke 10-8 läheb täppi keskmiselt, kui ta seal midagi soovitab, et 2 tükki on siuksed, kas mõnikord üks läheb päris mööda ja mõnikord ta kipub siis oma võimeid üle hindama. Mitte, et neid ei saaks teha, aga neid saab teha siis natuke teises keskkonnas, ehk siis selle OpenAI emafirma platvormil saab teha teistmoodi neid assistente, võimekamaid, parema mäluga, aga siin GPT-des sees tavakasutaja platvormil mõningaid asju ikkagi ei saa teha ja ei tööta nii hästi, kui võiksid. Meil oli enne tegelikult Jaanusega väga põnev vestlus ja ma ütlesin, et mina tegin endale sellise maksuspetsialisti, kes siis teadis väga paljudest maksudest ja Jaanuse tagasiside oli see, et teha ühe maksunõustaja kohta, näiteks käibemaks, siis on ainult käibemaksuseadus, et see muidu ta lihtsalt ei suuda seda infot hallata, anda mulle sealt vastuseid, et see on hästi oluline, et kui teha mingit assistenti ja tahad sinna laadida üles neid dokumente, et mis oli, et kuni 15 leht on selline maksimum, mis võiks seal olla. Ma ei ole ametlikku näinud kuskil, ma olen lihtsalt, et keda ma jälgin neid igal pool sotsiaalmeedias ja Youtube'is, et niisugune keskmine kasutajate poolne nagu konsensus on, et kui sa GPT-le annad rohkem kui 15 lehekülge dokumente, siis tema mälu, ta niikuinii alati ei suuda kõike mäletada, aga tema mälu siis veel tugevasti kehveneb. Kuigi, kui ma olen nüüd ka seadustega, koolituste käigus olen just neid seaduse eksperte teinud, nii käibemaksu või võlaõigusseaduse eksperte, siis ta saab seda infot seal üsna hästi kätte. Mida ma nägin äriplaani kirjutamisel oli see, et ta ei andnud mulle valeinfot, vaid mõnikord ta ei mäletanud seda, mida ta oleks võinud mäletada ja siis ma pidin ise teadma.
kahjuks ta ei tee meie eest veel tööd ära, ta on ikkagi meie teadmiste käepikendus, aga selline tähelepanek jah. Teatud juhtudel, nüüd on teil uus võimalus, on siin ChatGPT-s sees on need projektid. Ehk siis, kus on teistsugune mälu, kus on vektoriseeritud mälu, et teatud juhtudel võib-olla isegi seda kasutada, mitte enam GPT-sid, aga see oleneb siis mis eesmärgil. Jah. Ma panin siia chatti ka ühe lingi, kus saab siis selle GPT instruktsioonid alla laadida ja minna katsetama. Kusjuures, kui Jaanus siin tegi, siis ma tegin ka endale sellise raamatupidaja, et mida ta siis mulle soovitab teha. Ja tulid sarnased, mis sul ka siin välja tulid. Ja nii nagu on, et nende AI õppijampsudega alati, et peab arvestama, et kui tuled juba seda vaatama, siis tekib tunne, et ma pean nüüd nii palju asju järgi tegema, sest et tahad seda sama tulemust proovida. No mina, kui ma koolituse pilgu läbi teeksin neid ja tulevikus kindlasti teen ka, ja muidugi vaatame, mis see tulevik toob, tulevad igast agendid ja muud võimalused. Aga siis ma pigem ütleksin seal märksõnaks juurde, et see peaks olema kasutajale huvitav kasutada, põnev kasutada, et alati saab suunata, et see ei ole tööriist, see on teie meeskonnakaaslane, kellega te suhtlete, kes annab teile soovitusi lisaks ja kelle käest te saate nõu küsida, mitte ainult anda talle sisend, et ta annaks teile mingisuguse väljundi. Jah. Aitäh, Jaanus, et sa tulid ja jagasid meile jälle nii palju tarkust, et mida ette võtta. Ja Külja annab teada, et mina kasutan päris palju neid projekte just erinevatel teemadel. Mina kuulsin täna esimest korda projektidest. Väga põnev. Projektide mälu on parem, jah, sest see on teistsugune mälu, vektoriseeritud mälu. Aitäh, et tulid kuulama. Aitäh, Jaanus, et tulid jagama ja panin kõik lingid ka siia kommentaariumisse ja kohtume juba järgmisel nädalal. Aitäh! Olgu, aitäh kutsumast, nägemist!